kehale see mõjub ikkagi koormavalt, et sa kogu aeg higistad ja higistad ja higistad. Peaaegu iga kord, kui me väljas käime, et kas keegi peab kuskil äkki pidurdama või... Valvsust just tuleks ka jälgida, mitte just nagu väljaspool ka kindlasti, aga just siin sees ka kindlasti. Tervis kõikidele Sõdurilehe podcasti saate vaatajatele ja kuulajatele. Mina olen teie saatejuht reamees Triin Musting. Tänane episood on veidi erilisem, kuna see jõuab teieni Iraagist. Oleme siia külla tulnud oktoobris välisoperatsioonile suundunud Eesti kontingendile. Saime Sõdurilehe podcastiga võimaluse tulla vaatama, kuidas elu siin tegevteenistujatel välja näeb. Minuga on siin 3 võitlejat. Tervist! Tere! Tere! Tervist! Palun tutvustage end mõne sõnaga. Alustame teist. Nooremeebel Johannes Välb, Scouts-pataljoni Brava kompanii võitleja siis. Ja tänasel päeval siin Iraagis täidan jaolema kohuseid. Ja paari sõnaga siis igapäevatööst võib-olla rohkem siuke rohkem orienteeritud isikukaitsele, mida me võib-olla igapäevaselt muidu ei tee. Ja ülejäänud 2 ülesannet siis kiirreageerimisvalmidus ja nii-öelda siis baasi turvamine. Ehk siis need on meie praegu 3 põhiülesannet siin. Tervist! Mina olen Kris Pihelgas, vanem seersant ja olen staabiside pataljonist. Siin olen NSC ehk siis selle tagamisüksuse osa ja tagan siis side toimimist ja kogu seda IT poolt. Ja tere veel kord, major Martin Kallas. Olen siis NSC ülem ehk siis toetuselemendi ülem ja meie nii-öelda oma pundiga või oma meeskonnaga siis teeme kõik selleks, et need sõdurid, kes siin Scouts-pataljonist on oma ülesannet täites, et neil oleks kõik vajaminev olemas nii siin baasis sees kui baasist väljas. Et ma arvan, et see on lühidalt kõige parem kirjeldus. Alustame eestlaste lemmikteemast ilmast, et praegu siin detsembris on päevasel kraadid on 15-20 kraadi, öösel umbes 4 kraadi. Kui teie siia Erbilisse maandusite, mis kraadid siis valitsesid siin? Tegelikult oli õues ju natuke alla 30, aga ma võrdleks seda siinset suve üleminekut siis selleks külmemaks perioodiks, nagu meil oli Eestis sellel suvel. Ehk siis üks päev oli 30 ja järgmisel päeval oli 10. Ehk tegelikult siin on olnud sama efekt suhteliselt, et külmaks läks kiiresti ja võib-olla polnud veel harjunud siuksega, et tegelikult jope tuli päris kiiresti välja otsida. Kõrbekuumust olete oma nahal saanud tunda? Siin otseselt veel mitte, võib-olla Aafrikas oli seda rohkem tunda, ehk siis seal oli küll niimoodi, et istusid ja kõik jooksis, et ses suhtes siin veel siukest asja ei ole olnud. Et minul õnnestus käia siin ka suvel enne jaanipäeva siin tegelikult koha peal, siis oli tegelikult ligi 40 kraadi siin ikkagi ära. See muidugi ei andnud seda efekti, mis siin sellel eelmisel rotatsioonil oli kuni 50 peaaegu. Aga nii palju ma võin veel öelda, et tegelikult jahedaks läks meil vist alles novembri alguses, oktoober oli tegelikult stabiilselt selline 30 ja kui esimest korda 25-24 tuli, siis oli selline tunne juba, et natuke jahe on. Et tegelikult oleme heal ajal. Tunnete siis, et olete selle kohaliku kliimaga juba ära harjunud? Jaa, kindlasti, et selle, mis me siin juba mingi pea 3 kuud oleme olnud, et selle ajaga ikka juba oleme ära küll harjunud. Ma tooks siin kohal võib-olla veel näite, et kui eestlane käib nagu me praegugi siin riides oleme, et siis lähed käid, sõidad linna peal, siis kohalikel on sulejoped seljas, et neil on nagu talv, et ses suhtes on nagu äge vaadata seda kontrasti, et nagu valge inimene on siis nagu kannatab seda kuumust võib-olla natuke nagu halvemini, aga siis kohalikud on nagu siuke, et tegelikult on juba väga külm.
hea on, kui on sulejope, on ju. Et tihtipeale sa näed sellist olukorda, kus on T-särk on kohalikul seljas ja siis tuleb mingi kampsun. Et niimoodi nad nagu panevad ja ise meie nagu samal ajal käimegi T-särgis tegelikult. Kas on ka väljakutseid, mida see ilmastik ja maastik siin eluolule seab? No minu jaoks isiklikult alguses oli ikka, ütleme niimoodi, läks aega, et ma olen kuumale hästi tundlik, ehk siis kui ma midagi teen kuuma käes, siis ma kohe sealt näiteks hakkan higistama. Ja iga väike liigutus, mis siin päikese käes sai tehtud, siis ikkagi oli niimoodi, keha oli märg, riided olid märjad ja peale seda tulid tagasi, siis juba kuivatasid, et ikka läks aega, et minu arust oli mingi 4. või 5. november, kui esimest korda sai niimoodi söömas käidud, et sul nagu riided olid seljas kuivad peale seda. Et see oli nagu selles suhtes ikkagi kehale, see mõjub ikkagi koormavalt, et sa kogu aeg higistad. Et ma arvan, see on üks võib-olla selline asi. Üks kõige suuremaid väljakutseid, ma arvan, oli see, kui üks esimesi suuri vihmasid siin tuli. Sest see maapind on ka siin ikka suht siuke savine ja ei võta seda vett väga vastu. Ja siin tuli 2 päeva jooksul tuli mingi 8,5 sentimeetrit vihma tuli alla ja siin ikka korralikult ujutas. Et kui mingit siukest overbootsi või kummikut ei olnud, siis ikka väga kuiva jalaga siin liikuda ei saanud. Ja kuidas te need probleemid lahendasite siis? Tegime tööd, et selles mõttes me oleme siin saanud selle ajaga endale selliseid koostööpartnereid, NSC koha pealt. Et ilmselgelt tegelikult meil skaudi võitlejad ka ise tegelikult on väga abivalmid, et kui midagi on, siis nad alati nagu aitavad ja tulevad ja teevad. Ja lõpuks egas siin ei olnudki muud, kui kutsuda kohalik kohale, kes selle vee lihtsalt endale paakautosse imes ja kusagile sellega sõitis ja selle nii-öelda välja lasi. Aga see oli ka selline omaette ooper, mis siin toimus. Aga niimoodi me neid asju lahendame, jah. Et kui NSC räägib siin, et mis baasis toimus, siis võib-olla ma räägin natuke, mis linnas toimus, kui palju vihma tuli. Ehk siis kuna me asume siukse koha peal, mis tegelikult on nagu natukene kausis ka, ehk siis suured mäed on ümber, siis kogu see vihm, mis alla tuleb, see voolab ju tegelikult kõik mööda mägesid alla ja ka linna. Ehk siis linnad suuresti vihmasajuga muutuvad hästi veerohkeks ja igal pool on mingid muda ja prügi ja kõik siuke värk. Ja kuna see savi siin, mis see muld või mis iganes ta asi on, ehk siis kuna ta märjaks läheb, siis tegelikult ta väga hästi hakkab sulle talla alla kleepuma ja siis kohati ongi siuke, et kui kuskil lasketiirus jalastud, siis siuke platvorm on all ja et siuksed asjad. Ja teeb kõndimise raskemaks. Täpselt. Jah, et see üks vihmasadu, mis meil siin oli, siis tegelikult oligi, et see kohalik valitsus siin tegelikult kuulutas välja nii-öelda riigipüha. Ehk siis, et nad olid väga tundlikud sellele nii-öelda vihmale, sest tegelikult siin nii-öelda regioonis ei ole veel selline vee või vihmavee ärajuhtimis nii-öelda süsteem paigas, et nad ei ole veel nii-öelda jõudnud selleni. Ja 2021 aasta vist oli samamoodi, oli üks suurem vihmasadu, kus siin mõned inimesed ka selle vihmasaju tõttu nii-öelda hukkusid, siis nad vist natuke tundlikumad praegu on sellele. Asume siis hetkel Iraagis põhjaosas Kurdistanis. Et mis koht see Iraagis on? Kurdistan, ma arvan, et meil on tegelikult nagu päriselt pigem keeruline aru saada, mis asi see on. Aga praegu ühesõnaga mulle tundub, et see on selline piirkond, kus meil elab nii-öelda erinev populatsioon või erinevad inimesed, kes on siia kokku kogunenud ja tahavad nii-öelda pigem rahulikult elada, oma asja ajada ja näiteks siin on nii-öelda araablased, ehk siis siin on moslemeid ja siin tegelikult on ka kristlased, ehk siis siin linnas sees on oma kristlaste rajoon, suured kirikud on püsti, riste on näha üle linna, et selles mõttes, et pigem on selline hästi liberaalne rajoon, et kus tegelikult inimesed justkui saavad teha seda, mida nad nagu tahavad, ja väljendada, kes nad on. Et
ma arvan, et midagi sellist võib olla. Jah, et kas keegi vähegi guugeldada viitsib, siis tegelikult ju Iraak jaguneb suuresti 3 ususektiks, ehk siis šiiad, sunnid ja kurdid. Ja kurdid siis on omal kanna nii-öelda siin põhjaosas siis oma kanna maha löönud ja Iraagi valitsus justkui siis lubab neil seda siin ka teha ja väikest viisi siis ka toetab neid. Ja kui sellest põhjaosast veel rääkida, siis siin on 3 suuremat linna, ehk siis Erbil, mille külje all siis meie oleme. Siis on Sulemania, mis on siis umbes 200 kilomeetrit lõunas. Ja siis on Duhok, mis jääb meist enam-vähem Kirde suunas ja on ka siis suurem linn. Jah, ja Erbil on ühtlasi ka siis nii-öelda see pealinn, et siin peaks 1,3 miljonit inimest äkki olema midagi, ehk siis põhimõtteliselt Eesti suurus. Nüüd uuriks natuke teie missioonieelsest väljaõppest, et kui palju pöörati tähelepanu sellele kohaliku keskkonna erinevusele ja ühiskonnast tulenevatele eripäradele, et kuidas te selleks valmistusite? Missioonieelses väljaõppes oli küll neid briefe, kus räägitigi siis kogu sellest usulisest poolest, maastikust ja räägiti ka just nendest nagu tavadest, et kuidas siin just nende inimestega nagu rohkem nagu käituma peaks, et natuke sõbralikumalt nad meid vastu võtaks. Et jah, võib-olla sellised briefid olid just nende ususektide koha pealt, et mis siin on. Aga ütleme ausalt, et kui sa siin kultuuriruumis oled, siis natuke nagu arvu saad, mis toimub, siis tegelikult vaatad, mis nemad teevad ja siis proovid enam-vähem samamoodi teha, et kellelegi mingid tunded ei riiva ja nii edasi. Ja no ma ei tea, ma nüüd otseselt ei ütleks, et Kurdistani inimesed mingid, et sa saad aru nüüd, et mis usku nad on, et tegelikult kui ringi käid linna peal, siis inimesed on väga läänelikud, ehk siis ja on jälle vastupidi, et on ka siis neid inimesi, kes kannavad oma neid purkasid ja asju. Ehk siis tegelikult nad tahavad olla nagu läänelikud rohkem, et sellised vabad ja seda on nagu äge vaadata, ja tegelikult kui me esimest korda siia maandusime, siis lennujaamas sõitsime siia baasi poole, siis oli selline tunne, nagu oleks kuskile, ma ei tea, Las Vegasesse jõudnud või tuled põlesid linna kohal ja selline hoopis teine maailm, kui tegelikult esimesel missioonil Aafrikas oli, ehk siis tegelikult siis maandusid rohkem nagu sellisesse, no said aru, et sa nüüd oled kuskil teises kohas, et siin nagu sellisest tunnet küll ei olnud. Jah, et kui me räägime sellest väljaõppest, et tegelikult see nii-öelda see pool, kes Eestis oli ja see pool, kes siin oli, et nad väga tihedasti tegelikult omavahel suhtlesid igasugustel teemadel, et kuidas ennast paremini ette valmistada. Samamoodi toimub ka praegu, et see suhtlus on, aga lõppude lõpuks on ikkagi see, et me võime seal neid nii-öelda PowerPointe teha ja istuda seal klassiruumis ja rääkida, kuidas need asjad siin on, siis lõpptulemusena sa siia kohale jõuad, siis hakkab alles nagu koitma, et mis siin on, kuidas siin asjad on ja nagu ka siin Veebel Välb ütles, et tegelikult, kui me lähme linnapilti, siis ongi täiesti, näed kinni kaetud riietega nii-öelda kinni kaetud naisterahvas kõnnib sul tänaval, kõrval on teksapükstes naisterahvas. Ja kui lähed poodidesse, siis on põhimõtteliselt Ülemiste keskuse väärilised kaubanduskeskused on ka siin olemas, aga samas kõrval on kohe põhimõtteliselt prügimägi, et sellist hästi kontrasti on palju ja seda nagu sa tajud alles siis, kui sa ise koha peale tuled ja läbi ekraani on seda väga keeruline kuidagi nagu selgeks teha. Ja tegelikult seda kontrasti on ju ka ses suhtes nagu äge vaadata, et kui me oleme nagu linnapildis, siis on justkui nagu okei kõik. Ja siis kui juba natukene jõuad kuskil linnast välja, kuskile slummi, siis tegelikult nagu see tasakaal läheb nagu nii paigast ära kuidagi. Ja kui juba sõidad lõuna või põhja poole nii-öelda kaugemale, siis tegelikult saad aru, et justkui linn on see, kus on rikkad ja maa on see, kus siis on vaesed inimesed.
Millistes olukordades te kohalikega olete kokku puutunud? Et linnapildis näete küll, aga on isiklikke kokkupuuteid ka? Ma teen otsa lahti jälle, et mina nagu ütleme nii, et vean siin teatud projekte eest, kus me hangime asju. On see siis kas läbi ettevõtete või siis ongi poodidest. Ja tulenevalt sellest siis ma ikkagi üsna palju suhtlen siin tegelikult nende kohalikega. Et kohalike ettevõtetega ja siis poodides ka samamoodi ma üritan leida kontakte. Et siin on hästi oluline ongi see, et sa leiad need nii-öelda kontaktid endale ja suhtled nendega. Siis on nagu asju kindlasti lihtsam saada, et täiesti erinev sellest, mis meil on, et sa lähed poodi, sa võtad kõik, mis sa tahad ja siis tuled tagasi. Et siin need asjad niimoodi ei käi. Kas kontaktide loomist alustasid ise siin koha peal või anti juba ette mingid kontaktid? Ja eelnevalt oli juba olemas ka, aga kindlasti mul on tekkinud juba ka uusi, ma olen avastanud uusi nii-öelda neid jahimaid ja tegelikult need kohalikud on päris huvitavad, et tegelikult nad on erinevaid nii-öelda pakkumisi tulnud ja tänavad, et me siin oleme, et selles mõttes on põnev, aga jah. Kas need kontaktid luuakse lihtsalt tänaval liigeldes või mis moodi see käib? Tegelikult on see, et me lähmegi, kui meil midagi vaja on, et siis me ühildame selle, et me lähme kuhugile näiteks midagi tooma linna. Selleks mul on siis ongi nii-öelda üksuse võitlejad, kes mind nagu toetavad, mind linna viivad, julgestavad minu tegevust ja siis ma lähengi, käin poodides, suhtlen seal nende kohalike inimestega, võtan nende kontaktid, küsin ja räägime nii-öelda niisama juttu ka, et tegelikult neile meeldib seda niisama juttu ka rääkida ja läbi selle siis me proovime niimoodi, et meil endal oleks lihtsam neid asju saada siin. Mis keeles te kohalikega suhtlete? Me proovime ikkagi inglis keeles. Aga tihtipeale mõnes kohas läheb see üle tegelikult, võime öelda, et viipekeeleks. Et paar sõna inglis keeles, et hello and goodbye ja kõik ülejäänud on lihtsalt kätega ja seletad, et suuremates keskustes saab aru ilus või saab hakkama inglis keeles, aga ütleme niimoodi, et nendes suuremates keskustes tegelikult see valik on üsna kesine. Ja see kauba nii-öelda voog siin riigis ei ole selline, nagu meil on. Et tänava pealt täiesti suvalisest kohast saad palju rohkem asju, palju paremini, aga reeglina seal on siis vanem meesterahvas, kes suure tõenäosusega inglis keelt üldse ei räägi. Jah, et kui siin Maaro Kallas rääkis rohkem sukest tsiviilinimeste poole pealt, siis võib-olla suke sõdur, kellega kokku puutub, on siis siin kohalik baasitöötaja, ehk siis keda ta kontrollib nii-öelda kuskil väravates. Et tegelikult see tegelikult nad on head inimesed ja nad nagu tahavad sõbrad olla ja ses suhtes on nagu äge. Ja et kui me kuskil nagu siin Kurdistani regioonis siis teistes sõjabaasides käime, ehk siis nõunikke vedamas, siis seal ka ikkagi tavaliselt kohalikud võitlejad siis tulevad ligi, küsivad, kus me pärit oleme. Ja siis kui näitad neile kaardi peal, et siit, siis okei, et tavaliselt nad teavad kas Poolat, Soomet või mingid siukseid kohti, aga Eesti on nagu siuke okei. Uued teadmised neile vähemalt. Siin tegelikult kõrval on see koerajuhid, ehk siis K9 üksus, need on nii-öelda kohalike omad. Seal tegelikult üks kohalik teadis päris palju Eestist, teadis okupatsioonidest, oskas rääkida kaasa natuke sellest nii-öelda Eesti ajaloost, et oli asjaga kursis, et see oli hästi, hästi huvitav. Ja pakkumisi tuleb ka, et mind on mitu korda öeldud, et kui baasist välja saad, võtta ühendust, lähme sööme kebaabi, teeme selles Citadelis, teeme väikse tuuri, et just need ettevõtjad, kes nii-öelda, kellega ma koostööd siin teen ja nad on ise arhitektid ja mingid magistritööd ja asjad teinud endal kusagil nendel teemadel, et siis nad pakuvad. Aga eks neil suure tõenäosusega ole oma huvi ka seal mängus, et kõik need pakkumised seda sisaldavad. Muidugi.
Mida te oskate välja tuua, mis on teid siia saabudes kõige enam üllatunud? Võib-olla ongi see sama suur linn ja nende pilvelõhkujate kogus siis, et see võib-olla oli siuke esimene kaduš, et mis nagu ei olnud nagu siuke tavaline missioonipiirkonna siis vaatepilt. Jah, ma arvan sama, et ma käisin Tuneesias reisil ja see riik seal oli ikkagi tunduvalt, ütleme niimoodi, kuidas nüüd öelda, Araabia pärasem äkki. Aga siin tõesti tulime, ei osanud ette kujutada, kuhu tuled esimest korda, vaatasid lennukisse, lähevad täiesti tavalised inimesed ja maandusid maha või maandusid siin linnas ja vaatasid, ohoo, et täitsa põnev. Mulle just kõige suurem üllatusena tuligi see, et kui linnas ringi käia, et siin selles rahvastikus nagu siukest keskklassi ei olegi. Liigudki ringi, näed mingi naine või mees on mingis täiesti tuttuues mingis BMWs või mingis ja siis seal samas kõrval kuskil mingi inimene proovib sul tänava pealt müüa mingit salvrätikupakki, et nagu natukenegi midagi teenida, et see kontrast oli nagu inimkonna suhtes oli nagu täiesti üllatus mulle, et siukest täiesti keskklass täielikult puudub, et ongi kas vaesed või rikkad. Jah, ja see oli veel hästi öeldud see müümise kohta, et tegelikult hästi tihti on just väiksed lapsed, seal on 5-6 aastased, on keset suurt 3-realist trassi ja mahapööramiskohtades siis pakuvad seal mingisuguseid salvrätikuid, veepudeleid ja niimoodi, et või siis mingi ema 2 lapsega lihtsalt kusagil põõsa varjus pikutab, et hästi selline teistsugune. Et me oleme, ma ei tea, kas seda nagu justkui tohib teha, aga me oleme ka, et kui me oleme kuskil linnast väljas olnud, siis oleme oma kolonni korra seisma jätnud ja et kui ongi tõesti kuskil tee ääres üksik väike laps, siis oleme talle andnud šokolaadi ja ses suhtes nagu et kui omal on ka kodus väike laps, siis tegelikult nagu see mõjub kuidagi hoopis teistmoodi, kui sa näed teda, kui siis seal kuskil ja nagu selles vaesuses olemas. Ma olen kuulnud, et see liiklus siin on üsna kaootiline, et need lapsed ja emad seal ringteedel ja teede ääres, et olete te mõnda õnnetust ka pealt näinud või kuidas see on? Mina pigem, ma räägin kohe ära, sest mul on vähem rääkida, kindlasti Veebel Välbil on rohkem, et tema käib palju rohkem väljas. Et liikluse koha pealt ma arvan, et see on nende jaoks tavaline, see ongi nende liiklus ja kui meie vaatame seda kõrvalt, et see on justkui kaos, siis tegelikult nende jaoks on see täiesti tavaline. See, et keegi sulle ette sõidab, sa pidurdad, signaali võib-olla laseb ja kusagil ridade vahel keegi ei püsi, see ongi tavaline, et sellega tuleb tegelikult siin kohaneda ja aga see toimib. Et selles mõttes liiklusõnnetust mina näinud ei ole, et Veebel Välb saab kohe öelda, et tema on kindlasti palju rohkem siin väljas sõitmas käinud. Ja, et selle liiklus jah, et see on kohati kaootiline, aga ütleme, et kui sa oled ikkagi Eestis, sul on olnud juhiload vähemalt 5 aastat ja oled sõitnud Tallinnas Tartus, ehk siis tegelikult sa saad aru, lihtsalt autojuhid peavad kogu aeg olema väga teravad ja kogu aeg kaasa mõtlema, et mis parasjagu toimub. Nüüd ma olen näinud siin rajoonis siis ühte valgusfoori, mis päriselt ka töötab valgusfoorina. Ehk siis kui on punane, siis on punane ja kui on roheline, siis inimesed sõidavad. Ehk siis siin on linnu, kus on ka valgusfoorid, aga nagu kõigil on nagu savi nendest ja panevad siis edasi. Liiklusest veel. Kui on siuke linnas tavaline 3-realine maantee, siis ei ole probleemi sõita see 6-realiseks. Ehk siis see on täiesti tavaline, eriti siis tipptundide aeg. Ja kõksude koha pealt midagi suurt ei ole näinud, aga siuke täiesti tavaline, et sõidame mööda siis kiirteed
ja siis kuskilt nii-öelda viadukti pealt keerab siis peale ka veel mingi auto, käsi naklist väljas, teises käes on suits ja siis lihtsalt vajub autole peale ja siis sel hetkel saab aru, kui tema käsi vastu sinu autot on, et okei, siia vist ei saa praegu. Et siukseid olukordi on olnud ja siukseid väiksemaid plekimõlkimisi tegelikult no ütleme niimoodi, et see ei ole nagu väga erand, kui seda juhtub, et see on siuke suht tavaline sellel tööl, et ja noh, kui tahad veel sõita siukses võib-olla natukene omas tempos, omas rütmis, ehk siis mitte neid kohalikke vahele lastes, siis tegelikult seda pusimist nagu natukene on. Jah, ma arvan ka, et omamoodi on see kogemus kindlasti, et kas sa oled seal roolis või mina reeglina olen seal ikkagi, olengi tegelikult kaassõitja rollis, keda viiakse siis punktist A punkti B ja siis C ja D. Aga see on põnev ja tegelikult niimoodi neil see asi toimib ja kas siin ei olegi midagi teha. Sa pead lihtsalt kohanema ja võib-olla lihtsalt ongi, et natuke agressiivsem peab vist liikluses olema, et hakkama saada, sest muidu sa ei saagi hakkama siin. Et siukseid, lisan veel, et siukseid väga napikeid on olnud tegelikult nagu on peaaegu iga kord, kui me väljas käime, et kas keegi peab kuskil äkki pidurdama või siukseid asju, et see on nagu, peadki sellega arvestama ja see on nagu täiesti loomulik selle töö osa. Mida on kõige olulisem igapäevaselt silmas pidada, kui te käite operatsioonidel väljaspool baasi ja puutute kokku kohaliku elanikkonna ja tsiviilkeskkonnaga? Võib-olla kõige olulisem on siuke, mida võib-olla ka tegelikult peaks kogu aeg meeles pidama, ehk siis, et see ohutunne ära ei kaoks. Et me kunagi ei tea, kust midagi tulla võib ja miks ta tulla võib. Ehk siis praegusel tänasel päeval ma arvan, et see liiklus hoiab meid siin piisavalt ärkvel kogu aeg, ehk siis siuke ohutunne on kogu aeg olemas ja samamoodi kui käime ka nii-öelda pikematel sõitudel, siis tegelikult kõik nagu jälgivad ja vaatavad, et kui midagi kahtlast on, siis antakse teada ja siuke, et kui vastane tahaks kuskil rünnata, siis tegelikult siin neid kohti on ja ma olen nagu ise oma peas mõelnud, et kui nüüd peaks tulema, et siis tegelikult on pahasti, et siuke teed on enamasti kausis, mägede vahel ja nagu ülihead varitsuskohad, kus midagi teha, et see suhtus, et jah, siuke ohutunne peaks kogu aeg olema ja siuke silmad lahti hoidma kogu aeg. Ja seda valvsust just tuleks ka jälgida, mitte just nagu väljaspool ka kindlasti, aga just siin sees ka kindlasti meie kämbis, et kui siin käivad mingid kohalikud, mitte nad just midagi teha prooviks, aga me ei tea, kes nad on ja et mis nad oma tsiviilelus teevad, kuigi neil on küll mingine kontrollid on tehtud, aga kui siin näiteks tulebki mingi töömees mingit telki parandama või mingit konditsioneeri tegema, et kindlasti tuleb neid ka jälgida, et nende osas ka valvsust ei kaotaks. Et muidu äkki tulevadki ja hakkavad siin mingid isiklikud asjad meil kaduma või midagi, et kogu aeg peab neil ka kindlasti silm peal olema. Ja, et see võib-olla küsimus, see nii-öelda Veebel Välb avas selle oma vastuse selliselt, et see seondubki selle sama nii-öelda keskkonnaga, kuhu me tulnud oleme, et mis me rääkisime alguses, et üsna üllatav, kuhu me saabusime. Ja kui sa lähedki just siin näiteks linnas, siis see nii-öelda ohutaju võib ära kaduda tulenevalt sellest, et nii mõningad kohad on sarnased sellele, mis meil nii-öelda kodus on ja see nii-öelda inimesed käituvad sarnaselt ja nii edasi, et siis see ohutunne võibki ära kaduda, sest justkui nagu täiesti normaalne linn, inimesed käivad poes ja justkui nagu teistmoodi midagi ei ole. Aga arvestades ikkagi seda olukorda, siis see nagu ja seda situatsiooni siis tuleb nagu oma silmad lahti hoida. Ja mina üldiselt ikkagi käin linnas ja suhtlen nende inimestega, siis oluline on esiteks, et
alati hästi selgelt nagu väljendada, et kes sa oled, nad küsivad hästi tihti, et kus sa tuled ja tihtipeale on see, et ameeriklane, noh siis me ütleme, et ei, me oleme Eestist. Estonia, I don't know. et see on hästi tüüpiline ja viisakaks jääda ja sõbralikuks, et selline see on nagu kindlasti oluline nende puhul ka, et isegi see, et kui sul läheb seal poes kaua aega, kui sul need asjad võtavad kaua aega, siis tuleb jääda nagu hästi viisakaks ja sõbralikuks, sest nendel toimibki see asi niimoodi, et võtavadki asjad kauem aega. Ja tegelikult mul oli üks mõte veel, ma kohe vaatan, kas ma leian selle mõtte ülesse. Ja, et need kohalikud võib-olla need nii-öelda sestid ja igasugused nii-öelda käitumisreeglid, et need on ka, millele kui peaks nagu rõhku pöörama, et millise käega sa näitad, et tšau, et kas vasaku või paremaga, et pigem vältida seda vasakut kätt, kas näidata pöialt või mitte. Ja kui sa tahad nagu päriselt kedagi tänada, et siis sa ikkagi paned selle käe südame peale, noogutad, et see on nende jaoks nagu väga oluline, et kui sa niisama naeratad ja ütled, et thank you very much, see ei anna nagu neile mitte midagi. Et sellised taile on, et võib-olla kokkuvõtteks siis ongi, et see esimene asi on see, millele tähelepanu pöörata, on see julgeoleku nii-öelda julgeoleku suund, et esiteks me kõik tervelt tagasi tuleme ja teine on see, et mis mulje me ise nagu jätame, sest lõpuks ikkagi meie soov on ka see, et nemad aksepteeriks ja tahaks, et me siin olemeks. Millist on olnud teil võimalused kohaliku kultuuriga ja siinse loodusega kokku puutuda, tutvuda sellega? Sõitude aeg oleme näinud, ehk siis kui tuleb siuke võib-olla avan natuke seda tausta ka, et nende nädalad ei ole nagu meie nädalad, ehk siis pühapäev on neil justkui siis nädala esimene tööpäev ja siis reede laupäev on siis need päevad, kus nad siis puhkavad. Ja kui on võib-olla võin eksida, aga kas reede või laupäev on siuke päev, kus siis nad võtavad oma pered autode peale ja sõidavad kuskile loodusesse ja siis teevad pikniku kuskil looduskaunis kohas. Ehk siis siuksed reede õhtud, laupäeva õhtud on tegelikult siuke linna ümbrus, siis mingid pargid ja siuksed kohad on väga palju, on nagu inimesi täis. Siis nad teevad oma seda vesipiipu seal ja et nagu naudivad ses suhtes seda võib-olla siis nädalavahetust ja et seda on nagu äge vaadata, et meil Eestis ei ole päris siuke traditsioon, et nüüd kogu linn järsku pakib ennast kokku ja sõidab kuskile parki, et see on küll siuke vähe teistmoodi asi siin. Jah, et reede on vist see põhiline vaba päev neid, kus nagu üldse põhimõtteliselt tööd ei tehta, et siis ei ole mõtet kusagile mingit nii-öelda äri ajama ka minna, et siis asjad seisavad. Ja minul on olnud võimalus, linnaga ma olen tutvunud ja siis mul on võimalus ühe koostööpartneriga nii-öelda olnud kohtuda, kus meile siis pakuti seda nii-öelda kohalikku toitu. Et oli selline, et läksid sinna, pakuti kohvi, ennem kui ärijutud tulid, siis sõime kõhud täis, jõime natuke teed, pakuti magusad, et see oli päris huvitav ja äge kogemus, sest kohalikku toitu siin baasis me nagu tegelikult ei saa. Et see oli täitsa teistsugune. Jah, selle söögi ja selle kohvi ja tee kohta ka, et kui me käime kuskil väljas ja siis tavaliselt, kui me jõuame kuskil baasi, siis siuke tavaline või ma ei teagi, tavaline või vähemalt nad tahavad nagu pakkuda meile kogu aeg midagi, ehk siis toovad kohvid on siuksed hästi väikses kruusis, siuke nagu meil ala mingi cappuccino-laadne toode, aga seal on mingit ürti või siukest natuke teist maitset ka veel juures. Siis tee on neil, teekultuur on ka siin kõva ja see söögivärk ka, et kui põhiasi on muidugi see lapik, lavassi laadne siis rull äkki või midagi siukest, mida nad söövad nagu hästi palju. Ja seda kohalikku liha ja tegelikult kana süüakse hästi palju, et tegelikult nad nagu see, kui seda toitu pakutakse, siis see on nagu väga maitsev ja
ja seda on nagu hea süüa, et siuke võib-olla tuleb nagu natuke siuke kodu tuleb korra võib-olla meelde, et selles suhtes on hea, et jah, nagu Major Kallas ka ütles, et baasis me ju sellist kohalikku toitu ei saa. Aga sa oled ju, kas sa oled lennanud ka kusagile, oled sa mägedest läbi käinud autoga või veel ei ole jõudnud kuhugile sinna kanti, põhja poole või kuhugile? Põhja pool ma ei ole käinud, okay. Et ainult lõuna pool. Et seal pool pidid olema, et need samad ettevõtjad, kellega mina siin käin, siis nad ikka räägivad ja näitavad ja seal põhja pool pidi tegelikult olema päris äge see mäestik ja külad ja sellised turismipiirkonnad. Ei ole jõudnud, suure tõenäosusega ei jõua ka selle ajaga siia või sinna minna, aga tegelikult justkui kui tahaks, siis siin seda vaatamisväärsust ja sellist kultuurilist elamust oleks vist küllaga võtta. Ja mul rühmaülem käis koos mingite meestega, siis käisid seal põhja pool sõitmas, et jah, et seal need mäestikud lähevad kõrgemaks ja tegelikult nagu silmapiiril paistavad, kus siis ka mäed, kus on ka lumi peal, et ses suhtes suusakuurorte on ka siin. Et jah, et ise ei ole küll näinud veel, aga loodame, et siis äkki tuleb. Nii et Kõrbes saab ka suusatada, tuleb välja. Jah, justkui. Nagu ma aru saan, siis kohalike suhtumine Eesti sõdurites on pigem soe ja vastuvõtlik. Jaa, et paar korda oleme sellel nii-öelda Citadelil käinud siin, see vana siis, ütleme, linnus nii-öelda ja seal ikka inimesed tulevad ligi ja küsivad, et kus te olete ja kas pildi tohib teha ja mitmed ettevõtted on öelnud, et nad on väga tänalikud, et me siin oleme ja võta siis näpust, eks. Et loodame, et see nii on ka, et minul on küll väga positiivsed kogemused on nende kohalikega, et keegi sellist nagu väga negatiivset hoiakut ei ole väljendanud. Et jah, et kui linnapildis võib-olla alguses ei olnud väga tähele, aga nüüd on viimastel aegadel olnud see, et kui lapsed kuskil tee ääres on, siis nendel on ka annavad siis tervitavad ja et nagu siukest lehvitamist ja siukest värki nagu juurde tulnud. Et seda on nagu tore näha ja ma arvan ka, et meisse nagu suhtutakse hästi ja võib-olla miks meisse suhtutakse hästi on see, et Eesti on nagu piisavalt väike riik ja kui me tuleme kuskile teise kultuuriruumi, siis me ei ole selline rahvas, et kes tuleb nüüd hakkab ennast peale suruma. Ehk siis me pigem tahame olla nagu harjuda nende kultuuriruumiga ja seda omaks võtta ja võib-olla see ongi see võtmekoht siin, et me oleme siuksed sõbralikud toetavad ja me ei ole nagu, et me surume nüüd ennast hästi peale, et ma arvan, et see ongi see kõige tähtsam, et miks üldse eestlasi nagu ka kohalikud siis hästi suhtuvad. Ja just nende kohalike poole pealt on see ka, et nad kõik on siuksed hästi siirad ja viisakad meiega. Et ükskõik midagi pakud neile, nad võtavad vastu, ütlevad kogu aeg thank you sir ja kui on mingi naissoost isik neile pakub, siis thank you ma'am ja kõik siuksed viisakus on neil ikka põhiline asi, mida nad siis nagu jälgivad. Et meiega nad on ikka väga viisakad. Räägime teie elamistingimustest ka nüüd veidi, et mis koht on see, kus me siis hetkel oleme, eestlaste paiknemisala Camp Bulldog? No, Camp Bulldog. Varem elasid siis siin hollandlased, aga nüüd siis teine rotatsioon juba nii-öelda eestlaste kodu Iraagis. Elame siis suuresti ma ei teagi, suurtes telkides, ma ei tea, kuidas neid nimetada, et telk ei ole võib-olla see kõige, või mis eestlasel võib-olla telgiga silme ette tuleb, aga siuke konditsioneer on sees, voodites, ei pea kuskil põrandal magama, et tegelikult nagu elamistingimused on okeid, et muidugi alati saab soovida endale ka paremat, aga siiamaani nagu ma arvan, et selle koha pealt probleeme ei ole olnud. Elamistingimuste poole pealt mina ka ei oskaks midagi kurta, et ongi katus on pea kohal ja põrand on all ja et kõik on nagu hästi, aga kui hollandlased siit minema läksid, ega nende telkide
seisukord just kõige paremaks ei jäänud. Et siin on ikka pidanud natuke nii-öelda ise kõpitsema, et kuskil mõndades telkides nagu, mõndades telkides siis näiteks mingid uksed ette panna või et nagu tube nagu paremaks teha just. Ja üks asi, mis meil siin nagu suht nagu hästi on, et saab kogu aeg ka lähedastega nii-öelda suhelda, sest internet ja kõik siuke on meil siin sees olemas ja kõik nagu on olemas. Ja üks asi, mis on väga hästi, mis ma siin nagu teistelt, kes on nagu muudel missioonidel ka käinud, just nagu skautide poole pealt olen kuulnud, et varasematel missioonidel oli veepiirang oli peal, et duši all võisid käia, oligi mingi 1-2 minut maksimum, aga siin siukest piirangut ei ole, et voolav vesi ja kõik on olemas ja soe ka veel, et selles suhtes on ka ikka väga hästi meil siin. Jah, see on eluline probleem, mis meil siin on, et see Camp Bulldog on üks tore tegelikult kast, kus sees me oleme, mis on meie hallata, meie vastutame sellest ja elame siin selliselt, et meil oleks hea. Muidugi me peame siin kooskõlastama erinevaid projekte, kui me siin teeme, aga telgid on meil olemas, telkidesse me oleme loonud selles mõttes privaatsuse, et on loodud justkui nagu toad, mis ei ole küll täielikult helikindlad, aga vähemalt on visuaalse vaatluse eest nagu isoleeritud, et saad ikkagi omas toas olla natuke privaatsust. Kliima selles mõttes suvel ikkagi ta teeb jahedat, talvel teeb sooja. Võib jälle viriseda asjade üle, et kui sooja peale paned natuke nuppu keerad, juba on liiga palav ja siis keerad tagasi, on liiga külm, jällegi, et tegelikult, et mida me veel tahame, et kui meil vist see inimloomuses on, et kui suuri muresid ei ole, et siis tekivad väiksed mured ja probleemid, et voolav vesi on olemas, WC, dušš toimib, igaks juhuks on ka kuiv käimlad, vaba ja ala on olemas, külmikud on olemas ja selles mõttes on ikkagi eluks vajalik olemas, et ei oska nagu isegi midagi, oskad ikka paremat tahta, aga tegelikult on väga hea siin olla. Et jah, võib-olla seda, et kuulajale vaatele ka seda pilti siis manada, siis telgid on siuksed, ma ei tea, 30 ruutmeetrit on, 20. Jah, võime, see on 20-30 seal vahel. Et telgis on tavaliselt 6 meest ja igal mehel siis siuke 30 jagad 6-ga, siis igal mehel 5 ruutmeetrit, et tegelikult see on siuke piisav ala, kus siis ennast vahepeal lõdaks lasta ja nagu, et kui siin juba pikemalt olla, siis võib-olla nagu osasid nägusid ei taha kogu aeg näha, siis lähed peitu sinna ja oled peidus. Jah, et seinad on siis, nagu major Kallas rääkis, et seinad on olemas ja need siis seinad või toad oleme siis ka ise nii-öelda disaininud, ehk siis kui me siia jõudsime, siis kes tahtis, ehitas ümber endal midagi ja kes ei tahtnud, siis elavad siis nii nagu elavad. Et tegelikult siukest oma käe järgi tegemist ja panemist on nagu siin omajagu. Ja puhkate ennast välja nendes tubades? No ütleme, kohale jõudus siis esimene öö oli väga keeruline, ehk siis see kondimüra, kopterid, kõik see muu värk. Aga ma ütleks, et tänaseks päevaks on tegelikult suuresti ei pane tähelegi enam, et need suured konditsioneerid huugevad, et sellega on nagu väga hea juba. Tänaseks päevaks on juba see, et kui see konditsioneeri müra ära kaob, siis vaatad, et midagi on valesti või et kuskil generaatori müra enam taustal ei ole, siis pistad endal pea telgist välja ja uurid, et mis toimub, et midagi on valesti. Jah, et on öösel siin olnud niimoodi, et järsku enam telgis nii-öelda siis kliima ei tööta ja teedki silmad lahti ja vaatad, et ohoo, mis juhtub. Okei, generaator vist mingil põhjusel seiskus, aga üldiselt jah, müratase on tegelikult siin üsna suur igal pool, et ühes nurgas generaator, teises nurgas generaator, kolmandas nurgas on juba kliimad, mis huugavad, et alguses ikkagi see müratase on siin selline konstantselt suur ja see nõuab natuke aega harjumiseks, mõnel kiiremini,
mõnel läheb natuke kauem sellega aega, aga ei, nüüd juba tegevust on nii palju ja päevad on sellised, nagu nad on, siis õhtuks oled ikkagi läbi ja silma kinni paned, siis magad ilusasti. Ja nagu mul rühmavanem ütles, kui need kõik asjad siin ükskord seisma jäid, siis no ma ei tea, võib-olla 3 minutit oli sukest vaikust ja igast kõrvaltilgi müra tuli juba sisse ja siis ta ütles, et kurat, liiga vaikne on, et ärge nagistage ja olge tasa, et tal on imelik olla, et siis suhtes Tuleme siis toidu juurde korra tagasi, et kohalikku toitu teile siin baasis ei pakuta, aga milline on see toitlustus siin Eesti kontingendile? Ma arvan, et toidukurma on Kris, võiks nüüd siin avada selle teema. Jah, toit on rohkem siuke ameerikalik, et põhimõtteliselt iga toidukord ongi siis kas mingi siuke ribi või mingi lihatükk barbecue kastmes või siis on mingi kana, et siis kas mingi chicken tenderid või mingid kanatiivad või midagi siukest. Ja kõrvale on mingi kartul või suht tihti on siuke mac and cheese, ehk siis mingi makaron siuke juustukastmes. Ja kõrvale on kindlasti suur valik salatit igal pool. Ongi saad endale tõsta, kui tahad mingit kurki, paprikat, kõike siukest. Ja iga toidukorra kõrvale on ka siis näiteks magustoiduks saad tõsta endale mingit värsket marja või siis enamasti on mingi melon või siis arbuus või mingid viinamarjad või siuksed, et siukest värsket asja saad ka ikka. Mis see sinu lemmik on, mida sulle kõige rohkem meeldib võtta? Takod? Jah, takod on ka päris head, et vahepeal siin on mingid need just õhtusöögiks on mingi takonait ja siin saadetakse iga kuu alguses iga nädala alguses saadetakse need menüüd laiali ja siis menüüde all ääres on ka mingid kindlad lipud, et mis nii-öelda riigi sugune see mingi spetsial seal sellel päeval on, et vahepeal on mingi siuke natuke aasialikum toit, aga kõrvale on ikka siuke Ameerika mingi pärane mingi lisand. Ühesõnaga igale maitsele midagi on? Mulle tundub praegu, et Pihelgas käib kuskil teises sööklas söömas, kui mina käin. Aga jah, ses suhtes, et igale maitsele midagi leiab. Eks mis mulle endale on hakanud nagu natukene võib-olla vastukarva käima, on see tomatikaste või see, mida nad nagu panevad igale toidule, ehk siis kas kana on seal tomatikastme sees, liha on tomatikastme sees, siis nagu tomatikaste on nagu saanud juba siiamaani. Muutub üksluiseks. Jaa, et jällegi ma loon nüüd natuke seda laiemat pilti, et meil siin baasis on tegelikult 3 sööklat, kus me võime käia ja need sööklad on siis eri kaugusel, et 2 tükki tegelikult on justkui, 2 sööklat on justkui jalutuskäigu kaugusel, üks on pigem, et ei võta, et see on pea tunnine kõndimine, kui lähed siit, et igal juhul mitte. Ja need nii-öelda sööklates on siis omad menüüd ja need on erinevad, et ei ole sama menüü. Ja siis meile saadetaksegi nii-öelda menüüd iga nädalaselt, me lükkame need üles, siis vahepeal, kui on aega, siis vaatad, et okei, kuhu ma nüüd lähen ja kui ei ole aega, siis lihtsalt lähed kohale ja võtad. Kõikides nendes sööklates on siis Ameerika-pärane toit? Jah, võib öelda, et ikkagi nagu seda Ameerikat viskab sinna sisse, aga nad ikkagi üritavad pakkuda nii-öelda mingis rahvustoidu moodi asju ka, et need kokad on ikkagi siin pigem nagu kohalikud või siis kusagilt nii-öelda kas India poolt või siis siin kohalik, et siis seal ikkagi on tunda seda rahvuslikku eripära, ehk siis mingi karri moodi asja hästi tihti ja menüüdesse nad lükkavad vahepeal ka mingitele päevadele ala mingit riigi toitu, mingi riigi toitu, kes siin koha peal on, näiteks meil on siin itaallased, sakslased, eks, et siis on näha, et mingi sauerkraut ja bratwurst, eks, et on olemas või mingi pasta bolognese ja pepperoni pizza, eks, et vastavalt sellele. Aga jah, et seda valikut on, aga lõpuks need maitsed on ikkagi üsna sarnased, et see
toit nagu nii erinev kuidagi, aga need maitsed ikkagi jäävad nagu sarnaseks. Millise eestimaise toidu järele te kõige rohkem igatsete? No nagu ma juba ütlesin, siis karbonaad. Ehk siis jah, tegelikult ma juba naisele olen paar korda kirjutanud, et koju on siis teed mulle ahjuliha, sibulakastet ja keedukartulit. Mul üks asi, mida ma nagu Eestis tarbisin ikka korra päevas või vähemalt üle päeva, oli kodujuust. Niisugust kodujuustulaadset asja siin nagu pole minu just mitte midagi sarnastki ei ole siin. Et see on mul siuke, et mille peale ikka vahepeal mõtled, et praegu tahaks. Mina tahaks praegu Võru Maxi Marketi vanaema kartulisalatit. Seda tahaks ja seda tahaks palju. Millised sportimisvõimalused siin on? Kui tihti te üldse saate trenni teha? Tegelikult võimalused on okeid. Joosta saab, jõusaalis on igast erinevaid inventaari, ehk siis millega ennast vormis hoida ja palju teha saab, siis sõltub suuresti töökoormusest. Ehk siis kui on mõni magamat töö, siis teadvustad endale, et kuule, et võta nüüd rahulikult, et sul jäi vahel, et võib-olla järgmine päev päris ei lähe trenni. Aga ma ei tea, kell oli vahepeal punases nii-öelda, et ses suhtes võib-olla isegi nagu läks natuke paljuks, et nüüd viimased nädalad on siuksed vähe rahulikumad olnud, aga kes tahab oma trennikava jälgida, siis kindlasti saab seda teha siin. Jaa, meil siin endal baasis on nii-öelda üks jõusaal olemas, hädapärased vahendid on olemas tegelikult või isegi tegelikult rohkem kui vaja, et saab ennast jõusaalis liigutada. Lisaks sellele on siin baasis ka mitu jõusaali, mis on nagu justkui kõigile avatud. Meile siin kõige lähem on siuke 200-300 meetrit, selline üsna puhas ja korralik jõusaal, kus on vajalikud asjad olemas ja täpselt, et jooksmine ka, et siin poisid ja ise ka jooksed siin enda kämbi sees ka ja teedki selle trenni ära, et algus tõesti oli võib-olla natukene keerulisem, et selle kuumusega siin kohaneda, sest tegelikult ma ühe korra käisin jooksmas selline 10:30 hommikul ja see oli täpselt see tegelikult, kus see 11-12 see UV tase kõige suuremaks läks ja 35 kraadi ja alguses ei saanud aru, aga jooksu lõpuks oli niimoodi, et päris tugevasti tundsid, et see oli ikka täiesti vale aeg, kui jooksma minna, et päike paistis ja õhtu oli ikka natuke nõrk olla peale seda. Et võimalust on teha sporti. Ja nüüd kui võtta seda, et kui ennem 12 või seal keskpäeval oli siis see kõige ebasobivam aeg, siis tänasel päeval on see just kõige sobivam aeg, ehk siis õues on kõige mõnusam, soem, kõige rohkem valgust ja ei ole külm siis. Ja ega see trenni tegemine jääbki kõik siin suht siuke, skautidel kindlasti rohkem sinna graafiku taha, aga meil seal NSC poole peal jääb rohkem siuke tahtmise taha, et siin mina isiklikult käin põhimõtteliselt iga päev, et üks päev mingi jooks ja järgmine päev mingi jõutrenn ja siis nädalas äkki mingi siuke üks puhkepäev aga et kõik saab tehtud siin nende erinevate jõusaalides, meie enda kämbi selle jõusaaliga, et kõik saab tehtud. Jah, olukord lõpuks dikteerib seda, kuidas me saame käia, et vahepeal võib-olla tõesti ei saa, et on tööd palju ja võib-olla mingid muud tegurid, mis seda mõjutavad, aga saab tehtud. Pigem siis treenite individuaalselt, mitte koos rühmaga või jaoga või? Pigem on jah, meil niimoodi, et ikkagi ma arvan, et siin skautidel kindlasti on mingisugused lahingpaarid ja grupid, kes võib-olla lähevad koos, et teeme nüüd, on mõnusam, eks see oleneb jälle, kuidas inimesele meeldib, mõnele meeldib kellegagi koos treenida, mõnele meeldib individuaalselt, mina pigem olen selline individuaalne treenija ja samas meil siin mingid väiksed spordivõistlused ka siin aeg-ajalt, kust me kõik võtame osa, see on selline, et seda motivatsiooni üleval hoida. Aga niimoodi me siin toimetame. Jah, et mina kui siis jaolemana, ega ma ei saa ju
teistele ette dikteerida, et nüüd täna lähed trenni, et eks see on nagu võib-olla skaudi koodeksis ka juba natuke sees, et hoian vormis ennast, ehk siis iga mehe siuke tööülesanne siis on ennast vormis hoida, et kui on rasked hetked, siis on kuskilt mida võtta. Millised spordivõistlused peate siin? Meil on nüüd niimoodi, et selle nii-öelda kontingendiga siis kompanii vee peal või see kompanii ülem siis otsustas, et me tähtsamatel nii-öelda sündmustel või siis tähtpäevadel me teeme võistlusi ja siis on niimoodi, et iga üksus saab korraldada mingisuguse spordivõistluse, siis kus kõik võtavad osa rühmad ja pluss siis kompanii juhtkond ja NSC samamoodi. Ja esimene spordivõistlus meil oli Kaitseväe aastapäeval, kus me siis võtsime üksteisega mõõtu erinevaid ülesandeid lahendades ja järgmine on meil nüüd, ongi nüüd täna juba hakkab pihta, ehk siis on Scoutspataljoni aastapäev ja sealt edasi siis tuleb Vabariigi aastapäeval tuleb ka ja kas Piksaare aastapäeval tuleb ka, ehk siis 4 sellist suuremat sündmust, kus kogu kontingent võtab osa ja selles suhtes on see hästi hea, et ei ole antud piiranguid, et milline see võistlus peab olema, vaid ongi see, kes korraldab, et vastav rühm siis ise mõtleb välja, mis see võistlus olla võiks ja see teeb asja hästi huvitavaks, et me nimelt mõned päevad ennem saame need reeglid ja võistluse teada ja siis me saame nii-öelda oma taktikat hakata tegema, et kes mida, kuidas ja kes kuidagi soovib seda võitu võtta. Kas sellele teie vabad hetked kuluvadki või lisaks sellele on teil mingit oma aega ka, vaba aega? Ei, tegelikult vaba aega on, ma ütleks, piisavalt. Ehk siis, kes tahab, saab filme vaadata, kes tahab, saab raamatud lugeda. Et ma arvan, et selles suhtes on nagu, et kohati võib-olla tundub, et seda tööd on võib-olla hästi palju, aga siis võib-olla järgmisel hetkel on jällegi, et on sükest vabamat aega rohkem, et tegelikult sükest nagu tegevust ja seda nagu leiab nagu iga üks endale. Et kindlasti nii-öelda sellel kompaniil, kes siin on, neil on nagu oma töörütm, omad ülesanded, meie oleme nagu teistmoodi ja me nagu peame nagu sellest aru saama, et see asi on see nii-öelda meie ülesanne siin 5,5 kuud olla, see on maraton. Et see ei ole sprint, kus sa ennast kohe tühjaks tõmbad, läbi põled ja muutud apaatseks ja ei viitsi enam midagi teha, vaid me peame nagu pikalt kestma ja fakt on see, et nagu töö siin otsa nagu meil justkui sellel nii-öelda toetuselemendil see töö otsa ei saa. Siin on kogu aeg midagi, mida parandada ja midagi teha, et ma võiks istuda hommikul kella 6 õhtul kella 12 teha selleks, et seda olukorda ja eluolu siin parandada tegelikult. Aga lihtsalt tuleb aru saada, et mingi hetk on vaja võtta see aeg ise endale, minna trenni, natuke võtta see aeg, helistada koju ja puhata ja võib-olla ongi lihtsalt muusikat kuulata, filmi vaadata või midagi lugeda. Et see on see. Te olete veetnud siin 2 kuud. 3 kuud on veel jäänud rotatsiooni vahetuseni. Mida te praegusel hetkel kõige rohkem igatsete? Ma arvan, et vahet pole, kus sa oled, et ses suhtes perest on igal pool raske eemal olla. Jah, võib-olla siuke pere seltskonda, siis just oma kodu seltskonda, oma kodu, et eks ta on paratamatu, et kellel on kõige olulisem, ma ei tea, tema auto, kellel on kõige olulisem tema perekond, ehk siis jah, ma arvan, et pere on siuke oluline asi, mida igatseda. Jah, kindlasti see pere aspekt, et ongi kas siis vanemad, elukaaslased, õed, vennad ja koduloomad ja kõik siuksed, kõige siukse vastu ikka mingi hetk mõtled, et oleks vaid Eestis, aga teeme ära ja nii ta on. Nõustun kõigega, mis siin öeldi, et pere on kindlasti see, mida igatsed ja siin kohal ka tervitused kodustele, kui te seda juhuslikult kuidagi näete.
aga nagu positiivne on see, et see aeg läheb meil siin kiiresti, et tegevust on ja sellised, ütleme niimoodi, väga nendesse mõtetesse nagu kinni ei saa jääda. Et toimetame ja tegelikult uskumatu, et 2,5 kuud tegelikult on justkui läbi, et see on väga, väga kiiresti läinud ja muu kõik on siin olemas, et ongi see, et need lähedased ja pere. Kuidas te sidet hoiate nendega? Kui tihti te saate suhelda? Kuidas te suhtlete oma vahel? Mina isiklikult, ma pakun, et enamusel siin on ikka interneti teel, et internet meil siin on olemas ja ega seal on igasuguseid erinevaid võimalusi. Mina kasutan näiteks Signali äppi perega suhtlemiseks, ongi seal grupp ja põhimõtteliselt iga õhtu või vähemalt üle päeva ikka hoiame sidet ja et mis neil seal Eesti poole peal toimunud on ja mis nende tegevused on olnud ja siis mina nii palju, kui ma jagada võin, jagan nendega, et mis ma siin teinud olen ja et kuidas mul siin läheb. Ja ma ise ka ikkagi igapäevaselt helistan ja kirjutan, mõnikord oled tõesti nii läbi omadega õhtuks, et päriselt ka ei viitsi lihtsalt. Ja siis ütled, kirjutad, et aga helistame homme ja räägime homme, aga muidu on niimoodi, et ka igapäevaselt, et internet on siin väga hea meil, et selle taha kindlasti asi ei jää. Jah, ma omalt poolt ka siin lisan võib-olla, et jah, internet on tõesti hea, et kõik asjad saab selle kaetud ja elukaaslasega ikkagi proovin igapäevaselt suhelda, et võib-olla osad teised emad, isad, et nendega kirjutame võib-olla nädalas paar korda, aga jah, et elukaaslasega ikkagi igapäevaselt. Jõulud on peatselt kätte jõudmas, et kuidas Eesti kontingent Iraagis jõule tähistab? Pole jõudnud mõeldagi veel sellele. Ei, tegelikult oleme. Jõulude tähistamine on plaanis, selleks on ka tegelikult väga suur abi selle nii-öelda toimumise osas on meil kaplanil, kes saabus ka mõned päevad tagasi siia meile külla ja on koos nii-öelda jõulude ja meiega ja peale jõulu läheb tagasi. Aga jällegi jõulude ajal toimub väike jõuluvõistlus, selline fun event. Siis me teeme jõuluõhtusöögi ja proovime selle teha võimalikult kodumaise, et sellist kartult, liha, võib-olla tuleb mingi hea karbonaad, ei tea, loodetavasti, praekapsas, jõhvikamoos või pohlamoos, ma ei teagi, kumb meil nüüd on, sinepet, piparkoogid, Eesti maiused, Eesti toodangud nii-öelda on tulemas ja kindlasti on ka viktoriin ja kingipakkide siis lunastamine on ka siis üksustel, et seda ma tean, et selline ikkagi jõuluõhtu tuleb, et 24. meil. Loodan, et härra Major siis pärast oma sõnu sööma ei pea, et kui moosi ja liha laua peale, siis on, kus on? Eks ma selle riski nüüd võtsin siin niimoodi suurelt välja öeldes, aga praegu kõik ilmingud näitavad, et justkui peaks õnnestuma, aga me sellest kultuurist ennem natuke rääkisime, siis siin kultuuriruumis on selliseid sousi või asju, mida sa ei kontrolli ja võib juhtuda nii-öelda väga erinevaid asju ja väga palju sõltub isikust, kes midagi teeb just kohalike mõistes, nii et eks me hoiame pöidlaid püsti ja loodame, et kõik läheb nii, nagu me oleme planeerinud. Ja loodame, et jõulud tulevad ilusad teile. Võib-olla on seda veel vara küsida, kuna rotatsiooni lõpuni on jäänud 3 kuud, aga kas on midagi, mida jääte Iraagist koju tulles igatsema? Võib-olla on tõesti veel vara küsida. Aga mida igatsema? Võib-olla ma arvan, et äkki see konditsioneerimüra. Okei, tegelikult nali, aga võib-olla siuke soe ilm või siuke ses suhtes, seda on ikkagi nagu, eestlasel on ikka tore ja soojas kliimas olla, et võib-olla see on ainuke asi, et mis sa siit muud ikka võib-olla kaasa võtad, et jah. Minul on võib-olla pigem see, et tahaks just kogeda selle aja jooksul veel midagi kohalikku,
et võib-olla igatsema ja otseselt midagi ei jää, aga kindlasti see 3 kuud võiks olla niimoodi, et sa saad kogeda võib-olla seda kohalikku kultuuri eripära, on see siis nagu toitude mõttes või siis mingite kohtade mõttes, et natukenegi midagi juurde näha, mis seda silmaringi nagu avardab, et äkki põhja poole saab kunagi sõita koos üksusega mingil põhjusel, kui nad lähevad mingit ülesannet täitma ja see on nagu eesmärgipärane ka meie jaoks. Aga 3 kuud on veel minna või siis tõestigi kusagil me suudame käia ja seda kohalikku toitu proovida, et see on võib-olla see, mis tahaks ära teha. Et igatsemise mõistest ma arvan, et kui me lõpetame, siis võid uuesti küsida seda küsimust, et siis vaatame. Tegelikult mulle üks asi tuli, ehk siis kui me oleme kopteritega käinud sõitmas, ehk siis tegelikult see reljeef ja see maastik tegelikult see Lähis-Ida on nagu ses suhtes on, või eriti just Põhja-Iraak on ikkagi tegelikult väga ilus maastiku mõistes, et need maastikupildid ja need on küll ilusad, et see on küll võib-olla üks asi, mida Eestis ei koge ja milleks peab Eestist välja sõitma, et seda näha, et see võib-olla on üks asi tõesti. Ma ise kahtlen, et ma siit väga midagi igatsema jään, aga siin on 3 kuud veel minna, et äkki siin lõpupoole saaks veel täiendada, aga siin mainiti seda sooja ilma, et varasema selle küsimusele ka täienduseks, et üks asi, mida ma igatsen, on see Eesti ilm just, et nii palju, kui ma pilte olen näinud, siis Eestis oli, nüüd küll on juba sula väidetavalt, aga et see talv, mis seal Eestis oli ikka päris ilus, et seda oleks võinud tahtnud ka kogeda, et mulle endale ise muidu meeldivad ka sellised külmemad ilmad ja et aga jah, siit ma kahtlen, et ma midagi igatsema jään. Skautid oled siis enam igatse külmasid ilma, nii et tule proovi ära. Ja, tõesti oli lumerohke. Mida on teil soovitada järgmiste rotatsioonide teenistujatele, kelle Iraagi operatsiooni on tulemas? No kuna nemad tulevad ikkagi ju märtsi keskel ja on siin nii-öelda suveperioodil, siis ma ei teagi, hakkake juba saunas käima, et harjutage ennast selle jaoks. Jah, see on niisugune asi muidugi, milleks ei saa kuidagi valmistuda, aga mentaalselt võib-olla üks asi kindlasti, mida peaks endale teadvustama. Ja mida veel? Võib-olla niisugust, et nad ikkagi ei tule puhkusereisil, et tööd on ja niisugune töömentaliteet peab olema ikkagi kõrge. Jah, see sama, mis ma ennem ütlesin, et maraton ootab ees. Meie omalt poolt kindlasti proovime teha nii palju, et see tulek neil oleks võimalikult hea, mugav ja kõik vajalik oleks olemas. Ning siis on lihtsalt see, et mida, ütleme niimoodi, kui ennast tegevuses hoida, siis aeg läheb kiiremini, et see on võib-olla see võtmesõna ja siis justkui nagu jõuaks ka varem koju, et praegu on tõsiselt kiiresti see asi läinud. Mul ei olegi siin väga midagi nendele varasematele juurde lisada, et jah, et pange lihtsalt vaim valmis ja et töö siin otsa tõesti ei saa. Selge, aitäh selliste mõtetega me lõpetame. Suured tänud teile. Aitäh. Palun. Ja aitäh. Selline saigi tänane Sõdurilehe podcasti episood. Mina olen saatejuht Reamees Triin Musting. Tänan kõiki vaatajaid ja kuulajaid ning oma saatekülalisi nooreveebel Johannes Välbi, vanem seersalt Kris Pihelgast ja major Martin Kallast. Jälgige Sõdurilehte YouTube'is ja Facebookis ning Instagramis @kaitsevägi.edf. Kaunisti rahulikku jõuluaega ning järgmise episoodini.